Suur aitäh teile kõigile tulemast täna õhtu siia ja minu arust on küll täna väga suur päev, unistus on saanud teoks vähemalt minu jaoks, sest et üsna tükk aega aastaid, kui ma olen külastanud Kumus püsiekspositsiooni, siis nende püsiekspositsioonis on see töö seal, vabandust, olge palun kenad, astuge kõik sammukene seinast eemale. Kõik palun sammukene seinast eemale, et meil on siin kunstiteosed seintel. Et Kumu püsiekspositsiooni külastades ja alati seda tööd Vikerkaar ja Hobused ja tüdrukud vaadates ma olen mõelnud, et millal ometi küll ma olen maha maganud selle Malle Leisi retrospektiivi, et millal ometi see toimus, kus see oli, kas see oli Rüütelkonnas, kas see oli Soolalas, millal see oli, kuidas see läks must mööda, kas ma olin välismaal, mis juhtus, miks ma seda ei näinud. Ja siis, kui hakkasin asja uurima, siis tuli välja, et seda ei olegi toimunud. Nii et meil on siis suurepärane võimalus see näitus ära korraldada. Eesti kunsti Grand Old Lady suurejooneline retrospektiiv ja mul on väga hea meel, et kolleeg Tiiu Tallistu nii vaimustus sellest ideest ja hakkas sellest kinni ja nüüd me oleme siin avamisel, et võib-olla ma siis omalt poolt veel ütleksin kaasa nii palju, et mulle tundub, et Malle Leisi on võimalik väga mitut moodi, väga mitmete prillidega vaadata. Ühelt poolt lilled, teiselt poolt selline kergelt psühhedeelne nõukogude popp, igavust kohast tulnud. Kolmandalt poolt kindlasti selline avatud, ütleme, queer-teooriatele. Neljandalt poolt lihtsalt selline kena ja väga värviline jalutuskäik novembri õhtus, et ma loodan, et kõik leiavad siit mingisuguse oma nurga sellele näitusele, aga nüüd ma tahaks anda siis sõna Tiiu Tallistule, kes on teinud ära väga suure töö. Rääkida siis lähemalt sellest. Ma võin praegu kohutada, ma arvan, et see näitus, mis Tartus toimus 1973. aastal, et siis ei olnud praegu sündinud. Et mina oleks võinud seda loomulikult näha, aga millegipärast ma seda 1973. aasta näitust ei näinud. Aga kui ma vaatan publikut, siis ma arvan, et see jaguneb täpselt niimoodi, et siin on osad, kes tunnevad. Kui ma vaatasin esimesi külastajaid, kes tulid, siis ma nägin, kuidas nad õhkasid, sellepärast, et nad tundsid ära midagi väga omale hingelähedas. See oli nende noorus, see oli nende 70. aastad. See on täpselt see aeg, kus ma arvan, et need, kes on kas Malle Leisi vanused või ka nooremad, tunnevad tegelikult ennast siiamaani viibivat. Sellepärast, et tegelikult ega inimene ei vanane, ta lihtsalt ühel hetkel sureb ära, ma arvan. Et need emotsioonid ja tunded, need jäävad ikkagi selliseks noorpõlve emotsioonideks ja tunneteks. Ja on teine osa publikust, kellele tõesti see on ilmselt selline esmakohtumine, kes võib-olla tõesti teavadki Malle Leisi nende, eriti võib-olla just nende hobuste järgi, mis Kumu püsiekspositsioonis üleval on. Ja see hobustega pilt, see vikerkaarega pilt on ilmselt see just, mis omal ajal, kui ma nüüd seda näitust ette valmistasin, mis kaunistas nii mitmetegi ajakirjade kaani ja mis oli nagu Malle Leisi tunnustööks tegelikult ka 1970. aastatel. Ja ma arvan, et ega Juske muidu pidevalt ei kirjutaks, kui ta jälle Malle Leisist kirjutab kui lillelapsest, kui ta ei mõtleks sellele samale hobustega pildile. Aga nii nagu Raelatar ütles, et tegelikult on Malle Leis hoopis mitmekihilisem. Et ma arvan, et siin on ainest nii feministliku diskursuse positsioonilt lähtuvalt kui ka sootuks teistsugust sellist tasandit võtvale kunstiloolasele. Ja kui seda näitust ma hakkasin üles ehitama, siis oleks võinud ju vabalt kronoloogia segamini lüüa ja lähtuda mingisugustest motiividest, teemadest, mida oleks võinud siis ühte ruumi kokku panna. Aga kuidagi iseeneslikult hakkas tunduma, et see
et alustada siiski kronoloogiliselt, et näidata ära, et see kõik, mis tegelikult noores Malle-Leisis olemas on, et seda ei jäta ja ei raputada tegelikult endast maha, vaid ta võtab selle enda tegelikult kogu loomingusse kaasa ja aeg-ajalt võib sellest üks tahk välja lüüa, aeg-ajalt teine ja kui vaadata seda siis nii lilled, geomeetrilised konstruktsioonid kui ka inimesed on tegelikult ta piltide peal kogu aeg olemas olnud. Need inimesed lihtsalt teatud hetkel muutuvad nii konkreetseks, et need ongi portreed ja Malle-Leisist kujuneb järsku 80. aastatel, seda te näete seal ülemisel korrusel üks tuntumaid portretiste, kes valib endale portreteeritavaks põhiliselt küll naisi. Mehi on ta vähe portreteerinud ja kui ma kunstniku käest küsisin, et kas on vahe portreteerida meest või naist, siis ta ütles, on küll, üks on ju mees ja teine on naine, kes ees istub. Aga nagu ta oma tööde kohta on ütlenud, et pilt ongi sõnum, et tema kohus ei ole seda lahti muukida ja lahti seletada ja temast kirjutajad väga palju, nii Bernstein kui ka teised on öelnud, et neid Malle-Leisi sümboleid ja neid kujundeid, mis Malle-Leisi piltide peal on, et neid tegelikult need jutustavadki sellist lõbu, et ilmselt igaüks võib sellest tegelikult oma loo kokku panna. Et kunstnik on andnudki selleks vabaduse. Ja miks kollane suvi? Esiteks on talv. See on üks, aga teine on see, et mind muide vapustas jälle see, kui oli Tallinna kunstimuuseumis Popkunst Forever ja kui olid Malle-Leisi nendest installatsioonidest need fotod väljas, mida Villu Jõgeva oli teinud ja mille pealkiri oli kollane suvi, siis pealkiri see Malle-Leis ise punase hobuse seljas ja need võililled, need lummasid mind niivõrd, et mulle tundus, et see on õige pealkiri. Ma arvan, et kui ma oleks näitust teinud suvel, siis ma muide ei oleks teda niimoodi nimetanud kollaseks suveks, aga et see kollane suvi on nagu ka see, mis väljendab ju seda igatsust, mis inimese hinges on, et ta tahabki seda päikest ja rõõmu. Aga Malle-Leis ei ole tegelikult see, et ega siin on ka kõik emotsioonid nendes piltides peidus, et see ei ole selline ainult kulbitsev elurõõm, vaid siit võib otsida väga erinevaid käsitlusi. Ja ma võin öelda, et see on kummaline, et esmakordselt oleme me jõudnud selleni, et meil ei ole mitte ainult näitus, meil on tegelikult raamat ka. Ma ei tea, kas te seda tähele panite all või ei pannud, aga meil on all raamat ja meil on veel raamat selline, et see on vastavalt sellele, kes mida eelistab, kes millist värvi eelistab, nad on kahesuguse ka. Aga kuna ükski raamat ei tule välja niisama, et seda keegi ette valmistaks, siis ma arvan, et väga olulise tuuma on siia andnud kaks kirjutajat, need on Katrin Kivimaa ja Bojana Keviškelat on artiklid ja kes mõlemad lähtuvad just sellest lillekujundist, millest nad siin räägivad. Kuna tekstid on eesti- ja ingliskeelsed, siis loomulikult peab olema ka inimene, kes need ümber paneb ingliskeelde, nii et 100% on kahes keeles võimalik lugeda. Ja ma ütleks sellepärast, et ta nii ilus välja näeb, selles oleme me tegelikult süüdi siiski Malle-Leisile, kelle pildid seda kataloogi kaunistavad, ei ole midagi teha. Kui ei oleks pilte, siis ta lihtsalt ei oleks niivõrd võlu. Ja tänu sellele tahakski ma tean, et pidi tulema Katrin Kivimaa näituse avamisele, et kui ta siin oleks, ma tahaks teda tänada tegelikult. Et andku endast märku. Kas on Katrin Kivimaa? Kui ei ole, siis ma tänaks Kristi Metstet, kes on kõiki neid tekste lõputult lugenud, lõputult parandanud ja ma olen talle väga tänulik, et see oli vaatamata sellele, kuna ma taga kontakti võtsin, iga kord oli nõus aita. Aitäh! Lugupeetud õhtust osalijad. Tartlastel on tänane päev tõesti imeline. Malle-Leisi värviliste maalide
keskel viibimine üle pika aja on tõeline nauding kõigile, kes teda juba ammu on tundnud ja kes teda nüüd lähemalt tundma õpivad. Malle-Leisi maalija tee on, nagu te kuulsite, juba pikk on olnud. Ta äratas tähelepanu juba kunstirühmituse Anki näitustel ja hiljem 70. aastate maaliuuenduslaines ta tõusis kiiresti meie tippmaalijate hulka. Eestlastele tollel ajal aitas teda lähemale tuua veel tema lillemaalide tiražeerimine postkaartidena, nii et need olid väga armastatud ja kõik teadsid Malle-Leisi kui lillemaalijat. Ja tõesti, ma tahaksin ka seda külge rõhutada, et siin ta näitab ennast tõelise looduse tundjana, see värviline loodus, mis meid kõik ümbritseb ja mis kõiki on vaimustanud oma värvidega, see on teda samuti soosinud. Ja kunstnike silm on ju alati terasem ja tähelepanelikum ja tema maalides veel see eriline võlu, et ta suudab ka kõige väiksema taime erilise suurenduse võttega maalida suureks ja juhtida meie tähelepanu nende lillede erilisusse, mida tema on tähele pannud. Lille on puudutanud ju ka sõnaseadjaid ja selles osas ma olen ise katsetusi teinud, kuidas nad võiksid sõnades maalitud ka esile tuua, eriti tänase rikkaliku Malle-Leisi lillemaalide keskel arvaksin ma neid sobivaks. Sireli lõhnunud sööbinud mällu. Sirelid istutati igasse tallu. Sireli õnne oleme otsinud kõik. Sireli põõsas oli peegu palju. Helesinised meelespead, ema lemmikliljed, õitsevad kestvad kodukiigi kalda, silmitsedes mind nagu ema mõtlikud silmad. Päikeseline võiline muru kutsub astma, paljajalu õite pehmust katsuma, targitud võiulka lõua testima. Imelised kui jengi õiepallid, jaanipäeva peenramaaling. Roosa kibuvits, südame murrelind, vanade taluaedade kaunitar, kalmukimpude kindel koostisosa. Roos, lillede kuningan, priiskab värviilu, hurmav lõhnaküllus. Sitke elulõnga kütkistavad õietähed, pilku püüdev silmarõõm aiateel. Karedad kassikäpad kastased karjamaad. Karjapoiss püüdis neid käega katsuma. Küüsi neid küll polnud. Hilis suve niitusel sünnib imelik. Puhkeb õitsele õrnvalge hädavaleel. Hüvasti jättu õis lahkuvale